äppides Windowsis hääl on, mikker töötab, aga brauseris ei ole. Brauseri ei saa kasutada. Nad on kuidagi Windowsi, vaata brauseris on kuidagi koos seotud, kui sul ei ole üht, siis sa ei saa teist ka nagu. See on see mingi meedia api, mis seal brauserid kasutavad ja see on. Ega ei ole, tuleb vist vana hea Windows reinstall teha sul. Ära panema hakka. See on kõigi lemmik asi. Tere jälle Algorütmi kuulama, eetris on meie 307. episood, mille toovad teieni Nortal ja Veriff. Mina olen Priit Liivak ja täna koos minuga Martin Kapp. Martin, ma lugesin hiljuti teie uue tegevjuhi, mitte niivõrd uue postitust LinkedInis kultuuri šoki kohta, mis ettevõtted praegu läbimas on. Et päris tõsised muutused on vist ette võetud. Võib ka nii öelda, põhimõtteliselt. Ma ei ole ise seda postitust lugenud midagi, nii et ei julge kommenteerida. Ei julge igaks juhuks kommenteerida liiga palju, jah. Aga ei, meil sees ikka toimuvad praegu kogu aeg siuksed mingisugused siuksed natuke ümberkohandamised, et ikkagi kaasajastada ja optimeerida igasugused erinevad protsesse ja efektiivsust üles saada nagu just. Kuna ajalooline taust on selline, et see on ikkagi suur siuke korpofirma, et siis võiks natukene nagu hakata kiiremini liikuma üks hetk ja äkki ei ole nii palju vaja kogu aeg teatepulkasid edasi enda ja väga huvitav. Ma arvan, et see on elu peabki põnev olema. Ja kogu aeg peabki muutma, me oleme juba et see on asi, millega mina olen aastate jooksul Nortalis väga ära harjunud, et kui tuleb mingi järgmine teade, et me struktureerime midagi ümber, siis ma ohkan ja mõtlen, et vaatame, mis siis seekord, kuidas me seekord proovime, et pidevalt ongi hea muuta asju, kui asjad, mis töötavad, need jäävad paika, mis ei tööta, siis vahel aeg lükkab ka mingid asjad ringi ja et aga see eeldab nagu teatud tüüpi inimesi, kellele see sobib, et kogu aeg mingid asjad muutuvad ja kogu aeg tuleb jälle kohaneda. Eks ongi see, et rahvast on meeles pidama kogu aeg seda, et meil on ju rahvast rohkem kui ainult tehnoloogia inimesed, mis teeb Omniust ikkagi suure firma ja enamus nendest tõesti võib-olla ei olegi harjunud sellega, et kogu aeg asjad on muutumises ja see on nagu okei mõnes mõttes, aru saada nagu selles mõttes. Aga see on hoopis teise episoodi teema, millest võib-olla võiks tõesti kutsuma Martiga rääkima, et mida see siis tegelikult tähendab ühes sellises suures organisatsioonis. Aga selle võib-olla jätaks meie kuulajate kanda, et kellele see teema tundub huvitav, et siis pingige mind Discordis ja pange sinna kuskile vestlusgruppi mingisugune vestluslõim püsti selle kohta, et ka teised saaksid sellele ideele oma häält anda. Aga meie kuulajate poolt on tulnud ka soov kuulda sellest, kuidas siis teenusettevõtted tehisaru lahendusi on kasutusele võtnud ja seda, et kas ka nende teekond on siis tootearendajatest kuidagi teistmoodi kulgenud, et meil siin mõned episoodid on olnud, kus siis erinevad iduettevõtted on rääkinud sellest, kuidas nad kõik oma arenduse on pea peale keeranud selleks, et olla nii-öelda AI first. Nüüd siis kuulamegi sellest, mis siis Nortalis on toimunud. Et kuna ma ise võib-olla selles teemas enam nii pumba juures ei ole, siis ma kutsusin siia targema mehe külla, kes täpselt teab, mida AI-ga tehakse. Ja küll on tulnud Nortali arendusvaldkonna juht Tanel Tensing. Tere, Tanel! Tere herrad, tere kuulajad! Aga hakkame sealt pihta, et võib-olla sa tutvustad ennast ka, et mis su taust on Nortalis, oled sa olnud mis sama palju kui mina vist? Omajagu aega juba. Mõned aastad on olnud, jah. Aga kõigepealt väga hea sissejuhatus oli, sest minu arust see muudatuste teema haakub tänase teemaga ka väga hästi, et muudatused organisatsioonis ja AI ju kahtlemata seda tähendab.
aga jaa, minust rääkides ma hakkan kuskilt vist täitsa kaugelt pihta, et sündisin üsna noorena ja siis minu elu peaaegu üks esimesi mälestusi on see, kus ma mängisin perfolintidega, mille peal oli kood. Ja sealt see külge jäigi. Vanemad inimesed vist teavad seda, aga kunagi tõesti koodi kirjutati nii, et see salvestati papist, ma ei tea, lintide peale on ju. Ja siis mu isa töötas Füüsikainstituudis ja kuidagi sealt väga maast madalast hakkasin juba selle tarkvaraarenduse valdkonnaga ja sellel ajal riistvaraga ka kokku puutuma. Aga sealt edasi siis jõudsingi tarkvaraarendajaks ja nüüd umbes 20 aastat olen siis erinevates rollides töötanud ja terve karjääri teenusettevõtete pool olnud. Nii et jah, arendaja, edasi tarkvaraarhitekt, nüüd natukene koordineerivamas rollis ja aja jooksul, ma ei tea, sektorite mõttes suht igalt poolt ikka läbi käinud avalik ja era ja Eestis välja ja nii edasi, et omajagu näinud. Nii, aga sinu tänane roll Nortalis on ka kogu seda arendusvaldkonda juhtida, et sa olid Nortali Head of Engineering sellel hetkel, kui kogu see AI boom tuli ja tuli see otsus, et nüüd hakkame siis asju kasutusele võtma. Kõik tiimid hakkasid mingeid asju tahtma. Kuidas see meil käis, et ma ütlen, et ma olin nagu pisut eemal, et ma lihtsalt nägin, et kõik tiimid kasutasid mingeid väga erinevaid asju, kõik katsetasid nagu oma ette kuskil põlve otsas, mis mingi hetk tundus isegi natuke nagu hirmus, et me peame nagu võib-olla pidurit tõmbame nagu reegleid selgitama, et mida siis tohib kasutada ja mida ei tohi ja kuidas siis võiks seda asja üldse kasutada, Et tegelikult natuke sama olukord nagu paljudes teistes ettevõtetes oli vist, et kõigil oli huvi, oli suurem, kui ettevõtte valmisolek oli siis nagu pakkuda mingeid lahendusi. Jah, ma mõtlengi, et nüüd ma ei teagi, kas ma oskan seda kuidagi teenuse ettevõtte spetsiifiliselt nagu lahata või vaadata, et pigem nagu Nortali võib-olla erinevus näiteks iduettevõtetest on pigem ettevõtte suurus ja ma arvan, et suurtes ettevõtetes ikkagi see olukord ongi sarnane, kus tuhanded inimesed töötavad, siis igaüks leiabki midagi ja ega see koordineerimine on nagu päris suur ülesanne ja kui ta üldse tehtav on. Okei, ma ei teagi, kas me väga nagu sellest alguse poole ajast tahamegi rääkida, et 3 aastat tagasi, kui OpenAI oma ChatGPT'ga tuli, siis ilmselgelt oli suur vaimustus meil ka. Esimese asjana valisime mingisugused tööriistad valmis välja, andsime kõigile kätte, vaatasime, et inimesed ligi pääseksid. Sellel ajal oli ka, see algus oli selles mõttes huvitav, et kõik hakkasid kohe täitsa algusest rääkima, et AI muudab kõike ja nii edasi. Aga kellelgi ei olnud ühtegi näidet, et aga mida see siis muudab või mis teistmoodi läheb või kas üldse muudab midagi. Et me võib-olla isegi mõnes mõttes olime heas kohas selles mõttes, et ongi hästi palju erinevaid kuidagi tiime, kes teevad erinevaid asju, et siis me teadlikult katsetasime, viisimegi ise neid eksperimente läbi ja päris olukordades, mitte sellises laboritingimustes. Ja sellel ajal oligi, et saime aru, et tõesti need AI assistendi tüüpi lahendused aitavad, indiviidid muutusid natukene produktiivsemaks. Ja pigem oli töö selles, et anda asju kätte ja vaadata, et nad nagu liiga kurjasti pole ära kasutatud. Mulle meeldis algusaegadel, kui GitHub, see Copilot tuli välja, et 50% produktiivsuse kasvu. Ja siis meie oma nagu tiimid hindasid seda numbrit oluliselt madalamaks, aga siiski me nagu mingi hetk tõdesime, et kui see produktiivsuse kasv on, ma ei tea, 7-10%, et siis why not, et siis on nagu puhas kuld, et siis tuleb minna nagu sellega. Ja maksab $20 kuus. Ja, just. Aga mis täna kasutusel on? Et kas täna on Nortalis meil, ma ei tea, üks mingisugune platvorm või on neid hästi palju, et mida seal üldse nagu tiimid kasutavad? Et äkki ma jutustan seda Nortali loo siis nüüd viimase 6 kuu vaates, et ma ei tea, võib-olla on lihtsalt huvitav, aga selle jaoks ma lähen umbes 100 aastat tagasi teise maailmasõja aega.
üks hästi kiire lugu algusesse. Lugu on selline, et teine maailmasõda on ju täiega madistamine käib. USA saab õhulahingutes täiega tappa, jama on. Ja siis mindi Lockheed Martini juurde, kes oli sellel hetkel siis sihukene kõige suurem korpo, ja küsiti, et meil on vaja nüüd uut seda hävituslennukit kohe. Nagu kohe-kohe, tehke meile. No ja suures korpos ilmselgelt kohe pole võimalik, siis mis nad tegid oli see, et ütlesid, et davai, et me peame selle kuidagi ära tegema, panid kuskile keset kõrbe telgi püsti, tegid asju täiesti teistmoodi kui muidu. Hakkasid garaažis hävituslennukit arendama põhimõtteliselt. Hakkasid garaažis tegema jah, põhimõtteliselt ja siis kui ma nüüd peast õigesti mäletan, siis neil läks 143 päeva alates sellest, kui hakkasid disainima kuni selleni, et lennuk tõusis õhku ja oli kasutatav, mis oli, ma ei tea, hävituslennuki kohta mega ennekuulmatu. Ja siis sellest tekkis termin Skunk Works, nad olid mingi haisva tehase lähedal, tekkis sükene termin ja seda on hiljem kasutatud palju tarkvaraarenduses ja muudes sektorites ka, et siis panna sükene täiesti teistsugu, kui tahad midagi täiesti teistmoodi teha, siis panedki selle eraldi tiimi kuhugi mõtlema kastist täiesti välja, ütled, et teil ei ole mitte mingisuguseid piiranguid ja lennake kuhugi suunas. Ja siis nüüd ajas edasi hüpates, siis see oli maikuu. Meil Nortalis üks Austria klient küsis tarkvaralahendust, mis oli sükene keskmise keerukusega veebirakendus põhimõtteliselt. Muu hulgas küsis ka, et palju see teil aega võtab. Me mõtlesime välja, mis see võiks umbes olla. Hindasime, et sükene ärategemiseks on vaja umbes 250 päeva, inimpäeva tööd. Mis nagu paljud vaatasid peale, tunduski realistlik. Ja siis sealt edasi mõtlesimegi umbes nädal pärast seda, et aga mis siis, kui me prooviks seda nagu ikka täiesti teistmoodi teha, et nii teistmoodi kui vähegi võimalik, et kui kaua siis läheb. Võtsime 2 inimest, andsime 2 nädalat, ütlesime, et ei tohi koodi puutuda, nagu tehke tulemus ära ja 2 nädalaga, et vaatame, kui kaugele te jõuate. Ei uskunud, et see väga kaugele jõuab. Tulemus oli see, et 2 nädalaga oli 80% sellest tehtud. Ehk siis 250 päevast sai 20 päeva. Ja see tulemus ei olnud mitte lihtsalt kuidagi tehtud, vaid siis päriselt valideerisime ja oligi nagu funktsionaalselt töötav ja kood oli toodangu kõlbulik ja me oleks võinud selle kliendile põhimõtteliselt üle anda. Ja sealt edasi, ükskord tundus juhus, proovisime veel juulikuus, ma mäletan, mina läksin puhkusele, siis meil üks nii-öelda võlurtüüp võttis 2 nädalat, võttis ette veel ühe suurema tüki, ma tulin tagasi ja sellest tükist oli, see oli veel suurem tükk, sellest oli sükene 1/3 tehtud. Sealt me õppisime ka omajagu, sellepärast et selle 2 nädalaga ta suutis genereerida 400 000 rida koodi. Ja sellega me ilmselt productionisse ei läinud, jah. Et lihtsalt, ma ei tea, võrdluseks, mis oli Winter is Coming, see raamatute seeria. Game of Thrones, troonide mäng, just nimelt, just. Et ma lihtsalt kuidagi random factina kunagi teadsin, et troonide mängu terve seeria on umbes sükene mahub sükesele 150 000 reale. See on 400 000 rida, et siis täpselt koodi ülevaatus on ju palju õnne, 2 nädalat. Aga see ei olnud kindlasti ei olnud kvaliteeti, ei olnud seal. Samas see rakendus iseenesest nagu töötas ja mida ma nagu selle põhjal usun on see, et praegu agentidega 400 000 rida 2 nädalaga toota tegelikult ei ole realistlik, et seda productionisse ei vii. Aga ma ei tea, 2, 5, 7 aasta pärast, kui me oskame seda kontrollitumalt teha, siis masina võimekus võib vabalt olla seal kohal ja siis on selge, et mis pudelikaelaks muutub, et inimene muutub pudelikaelaks. Nii, aga tulles tagasi et mis tööriistad me kasutame, siis me veetsimegi umbes mingisugune 6 aega, et aru saada, et mida need tüübid selle üldse tegid. Ja siis me jõudsime lähenemiseni, mis on võib-olla natuke teistsugune kui siiamaani, siis on laiemalt tehtud, et kui tüüpiliselt vaadatakse, või siiamaani 3 aastat on vaadatud AI
kuidagi nagu assistendi võtmes tööriista, mis teeb inimest või indiviidi, ma ei tea, kiiremaks, kvaliteetsemaks, paremaks, aitab inimest. Siis meie hakkasime seda vaatama just nimelt tarkvara tiimi kontekstis. Sest oluline lõpuks on ju see, et kuidas töötab tiim koos selle töövooga algusest lõpuni, mitte see, et kuidas indiviid tiimis töötab. Sest nagu tavalise tiimiga ka, et kui sul üks lüli tiimis on pudelikael, teised võivad nagu väga kiiresti toimetada ja liikuda, aga sellest toode varem sul valmis ei saa. Ja nüüd me liigume sinna suunas, et me siis oleme loonud või kokku pannud siukese soovitusliku alguspunkti, ka teatud soovituslikud tööriistad, millega me ütleme tarkvara tiimidele, et näed, et meil on siin suur Wild West praegu metsik lääs, teil on igasuguseid valikuid, aga kui te ise kindlad ei ole, et siis alustage siit ja minge nagu selle lähenemisega minema ja muidugi tiimidel on vabadus. Ja me isegi loodame, et tiimid eksperimenteerivad, sest see aitab õppida ja see valdkond areneb väga kiiresti. Me peame õppima ja kohanema, aga siis on vähemalt see suund olemas. Okei, aga see tekitab minu jaoks jällegi küsimusi. Väga hea. Kuna ma olen näinud, olen ise olnud 2 firmas, kus on nagu see sama AI eriti koodi genereerimise osas on nagu peale tulenud aine. Ja alati on nagu kuidagi küsimus, et kas me peaks piirama, kuidas me peaks kontrollima, millised tööriistad on lubatud, mida võib nende tööriistadega teha üldse. Kuidas teie lähenesite sellele probleemile või kas te tegite sellest üldse probleemi? Ma lisan juurde vaata selle nüansi, et kuidas nagu see teenusettevõttes ongi nagu natuke ka erinev, et ühelt poolt nagu tooteettevõttes sul on üks kontekst, võib-olla mingite nüanssidega, et sul on, ma ei tea, payments osa on võib-olla natuke turvatundlikum kui teised, on ju, ja neid nüansse on veel. Aga ütleme teenusettevõttes hästi palju sõltub nagu see kliendist ja kliendi ärist ja see võib nii palju nagu muutuda, mida peab ka siis nagu arvesse võtma nende toodete valikule, et kas me valime midagi, mis sobib kõigile. Sa just rääkisid siin mõned saated tagasi sellest, kuidas teil on nagu riigisaladuse tuba. Kas te hakkate progema seda ka AI tööriistadega või millistega, kui jah on? Ei sinna tuleb ikka GPU-d panna otse nagu sinna tuppa, otse tuppa, jah. Siis tõmbad selle raudukse kinni ja nii edasi. Sest kütad soojaks selle GPU-dega. Aga tegelikult see on väga hea küsimus ja jällegi, et meil on tõesti siis oma, mis on whitelist, aitab eestikeelselt tõlgetada. Lubatud loetelu. Lubatud loetelu, mida me siis vaikimisi lubame, ehk siis see on nii-öelda kontrollitud, valideeritud ja me ütleme, et nagu ettevõtte kontekstis neid tööriistu võite kasutada. Seal on veel eraldi klausel, et tegelikult me peame seda muidugi ka kliendiga kokku leppima, kliendi poolega kokku leppima, sest iga kord see ei ole okei. Ja selgitustööd on vaja tavaliselt väga palju teha, sellepärast et seal hirmud on suuremad, kui võib-olla need tegelikult väärt on. Ja siis muidugi eksperimenteerimiseks on eraldi teatud reeglid või siukene raamistik meil defineeritud. Kui ma nüüd sektoritest räägin, siis huvitav võib-olla, aga vähemalt minu kogemus või meie kogemus on see, et isegi, on need raudkapi näited, et need on ilmselgelt sellised näited, kus midagi majast välja ei liigu ja siis me ühte keelelemmi vähemalt väljaspool ka ei kasuta. Aga neid on, ma ei tea, väike osa sellegi poolest. Aga kui see välja jätta, siis isegi kõige siukesed tundlikumad tunduvad olevat tõesti nagu hoopis startupid, kellel on mingisugune väga unikaalne toode ja ärisaladus ja just nimelt see kood ongi see, mida nad kaitsevad.
teistpidi, kui me räägime näiteks avalikust sektorist, noh, igaüks võib ju võtta avaliku sektori riigiteataja lahti ja täpselt lugeda, kuidas iga süsteem peab töötama. Ja või minna koodivaramusse koodi lugema. Või minna koodivaramusse, et aina rohkem on isegi open source, sest noh, tegelikult ei olegi mõtet seda varjata, sest noh, kõik töötab ju vastavalt seadusandlustele, et noh, isikuandmeid me ju, või noh, andmebaasidest, toote andmebaasidest me ei saada kuskil LLM-i pihta või välja. Et võib-olla see huvitav näide on, hiljuti tuli Šveits välja oma digitaalse identiteedi lahendusega. Noh, nad ehitavad seda muidugi selle moodsa wallet'i peale, detsentraliseeritud ja kõik muu. Ja sageli selliste äppide sees sul peab olema mingisugune open source litsentside plokk, on ja seal kohustus on minu arust nagu välja tuua teatud hulk litsentse, et sa ei pea kõike tooma. Mida nemad tegid, nad panid kõik sinna üles. Niimoodi, et ma võin selle litsentside listi lahti võtta ja sisuliselt ma näen, et milliseid teeke, millise versiooniga nad oma lahenduses kasutavad. Et mul on nagu kogu see arhitektuur või see disain on põhimõtteliselt seal nagu lahti laotatud, on ja. Et see on sama hea, nagu sul on siis avatud lähtekoodiga, on ja, et ma võin leida nagu mingeid nõrkusi nendes konkreetsetes versioonides. Ja siis mul on see sihtmärk juba olemas, on ja, et mille pihta seda rünnet nagu sooritada. Aga noh, nad põhjendavad, et see läbipaistvus, noh, nad on teinud selle otsuse, et see läbipaistvus nende jaoks loob rohkem väärtust kui riske. Ja noh, läbipaistvusest rääkides siis noh, nüüd hakkavad tasapisi mingisugused määrused jõustuma, mis reguleerivad seda valdkonda natukene, aga samamoodi nagu see kogu see valdkond on uus, siis tegelikult ei ole ka veel selge, et mida võib, mida ei või, noh, meil ei ole mingisuguseid kohtu case ega lahendeid ega praktikaid, et noh, üks asi on see, kui ma ei tea, andmed lekivad kuskile mudelisse, teine pool on ju see andmekaitse pool, et kui suur keelemudel on treenitud mille iganes pealt avalikult, et siis kas kunagi 10 aasta pärast otsustatakse, et seal ikkagi mingid andmekaitsereeglid kehtivad või mitte, noh, praegu me tegelikult lõpuni ei tea, et see on ka siuke teistpidi natukene lõpuks minu meelest on, ma just mõtlen, et see avatud lähtekood ja see, et kui lähtekood lekib, ütleme, see on, nagu sa mõtlema hakkad, siis tegelikult kui palju on nagu algoritme, mis on päriselt nagu saladusega noh, mingites firmades, sellepärast, et enamus koodi on sul tsüklid, konditsioonid ja funktsioonid, mida välja kutsutakse. Lihtsalt pane need õigesse järjekorda õigeid asju tegema ja siis sealt tulebki, eks ole. Noh, et see kood on ju kood, eks ole, kui sa vähegi normaalselt teed, sa ei hoia seal mingisuguseid väärtuse asju, need on kõik sisendid, mis tulevad ju töötegevusest, on ju, et siis aga see on nagu asi, mida on keeruline seletada tihti peale nagu äriüksustele või juhtimise osakonnale, et noh, et okei, meil on tõesti unikaalne nagu teenus, aga teenuse sees olev kood ei ole, noh, nagu ta ei tee ju selles mõttes mitte midagi erilist enamasti. Ma ei ütle, et alati, aga no enamasti. Et siis on nagu see küsimus, eks, et näed, kas me peaks nagu nii praegu kartma seda või mitte. Et mis see nagu, mis see nagu balans on. Tanel, noh, kui sa ütlesid seda, et need suured startupid on võib-olla kõige tundlikumad, kui nagu raske see, noh, kui raske see täna on, et kui tuleb nagu tiim, ütleb, me tahame kasutada, okei, räägime kliendiga, et kas sealt tuleb endiselt nagu neid kliente, kes on sellised ettevaatlikud, väga ettevaatlikud, et oi, ma ei tea, et noh, et mida me siis, või pigem on see suhtumine positiivsemaks, avatumaks muutunud? No eks see suhtumine muutub järjest positiivsemaks ja avatumaks, aga on endiselt vaja ikkagi selgitada ja noh, nagu Martin ka just ütles, et seda teadmatust endiselt või arusaamatust on oma jagu. Ja see arusaamatust tuleb eelkõige sellest ka, et tõesti, et need, kellele selgitada, nad ei tea täpselt, et noh, mis see AI tähendab või milleks seda kasutatakse, et noh, me ju räägime hästi palju ka AI põhistest lahendustest, kus tõesti AI agendid töötavad rakenduse andmetega, noh, mingid chatboti tüüpi asjad, et see on hoopis teine jutt ja siis noh, paljud äriinimesed panevad kõike seda ühte patta, et ma panen nüüd siin selle meenutades Tiitu,
selle mütsi pähe ja viskan ühe karvapalli ka, et Siim on meie Discordi kanalis mitu korda nagu toonud seda välja, et noh, et eraettevõtetel tekib nagu tohutu sääst sellega, et nad AI lahendusi hakkavad kasutusele võtma. Noh, nagu sa ise ütlesid, 250 tunni asemel midagi tehti, 250 päeva asemel tehti 20 päevaga valmis. Nii, aga et mis siis pillime ikka 250 päeva või, et noh, et see oli see tema nagu see kogemus ja nägemus, et see seni ei ole muutnud hinnanguid ega tunnihinnet, eks ole, kuigi see nagu võit tõhususes peaks olema, no sinu näite puhul üle 10 korrana. Aga no ma selle võidu tõhususes näite tõin ka mai lõpp, juuni algus, ehk siis paar kuud tagasi ajast, kus me esimest korda siukse näiteks tegime oma majas. No ma arvan, et siin kuidagi sellel aastal või suvel me lõpuks olemegi mingisugusest latist üle saanud tehnoloogia kasulikkuse mõttes ja et ühelt poolt keelemudelid on arenenud, teist poolt need raamistikud või kuidas neid kasutada on arenenud ja et kui varem see võit oli pigem väike ja spetsiifiline nagu üksikutele inimestele, siis nüüd me tõesti oleme kohas, kus tiimi tasemel saab märkimisväärse võidu luua. Kuidas see, kas me pillime selle või mitte, arveldame selle kliendiga või mitte, ma arvan, et seal konkurents määrab selle ära, et mis tulema hakkab. See on lihtsalt turg on see, mis määrab lõpuks, et võib-olla kõik turul alguses mõtlevad, ma võidan nii palju vahet. Aga siis keegi mõtleb, et okei, aga ma võidan natuke vähem ja siis hakkavad jälle need asjad korrigeerima vaikselt. Et seal pigem võib-olla vastupidi, et kui tooteettevõttes on inimene, kes nüüd vaatab, et minu 5 päeva töö, ma saan 1 päevaga tehtud, et äkki ma üle 4 päeva siis puhkan. Et nagu sihukest konkurentsi ei ole, aga ja töö saab tehtud. Ma võin öelda, et nii palju on tihti peale on nagu backlog on lihtsalt nii suur, et sul on tavaliselt sa ju elu sees teha sellest, üle poole viskad midagi. AI tulekuga võib-olla äkki ei peagi nii palju ära viskama ja saabki reaalselt rohkem teha. Selle kohta ma LinkedInis oli mingisugune hiljuti päris hea postitus selle kohta, kuidas juhtidel on sageli see uue featuuri lembus on väga suur, et neid olemasolevaid asju ei arendata nagu lõpuni või piisavalt küpseks nagu valmis, eks ole. Et seda siis ka võib tegelikult see AI tulek siis nagu veelgi võimendada, eks ole, et võtame nüüd järgmise featuuri ja paneme neid agente nagu vorpima ja arendajad aednikena siis võtavad vastu neid uusi featuure hästi palju. Ja lõpuks küpseks see miski. Ja teine mõte, mis mul tekkis, et kui me Priit Kaasikuga rääkisime Katanast, et jäi kõlama mulle see kõrvu, et kui üks arendaja võiks siis mitut featuuri nii-öelda hallata ja see aednik olla seal mitme nagu paljude agentide jaoks, et siis täna nad seal ei ole, et täna on endiselt ikkagi neil on väike efektiivsuse tõus ja arendaja ikkagi nagu protsessilises mõttes on mingis mõttes nagu sarnane töö selles mõttes, et tal on fookus on ühes kohas, mitte ta ei tegele nagu 10 asjaga korraga. No meie kogemus on ka praegu veel vähemalt see, et me oleme ikkagi võtnud selle tavalise nii-öelda tööprotsessi, ütleme tarkvara mingisugune mooduli arendus näiteks, et see on tüüpiliselt siukene tsükliline protsess, kuidas tarkvara arendatakse, on, et võtad mingisuguse mooduli, siis on mingi disainifaas, teostuse faas, valideerimise faas ja seal on sammud. Et ega need sammud veel vähemalt meie näitel praegu väga palju ei ole muutunud või see, mida näeme, et kuidas ka AI-ga võiks töötada küll, aga et teatud sammud saab AI-ga siis palju tõhusamaks muuta eeldusel, et kõik need sammud on omavahel kooskõlas. Ja AI, eks me teame ta deterministlikkus ei ole tema tugevus, nii et seal see kontekst ja kontroll on endiselt veel väga oluline. Ja ilmselt saabki olema oluline, et ka tulevikus, ma ei tea. Ilmselt see asi võib tulevikus paremaks minna, kui tekivad sellised, kuidas nagu teil oli, võib-olla saad kohe paralleeli tuua, et minu isiklikus katsetuses ma nägin, et kui sa leiad selle töövoo
mis paneb selle AI sinu jaoks nagu päriselt asju nagu ka ära tegema, ehk siis noh, et see feedback loop, millest me rääkisime, ehk siis kui sa ei commit'i ise koodi, vaid ütled AI-le, et commit'i koodi ja paranda kõik vead, eks ole. Et siis tal on nagu rohkem konteksti, mida sa ei pea kogu aeg ise ja sa ei pea seal vahel olema, on ju. Et kui tekivad sellised töövood, millega see agent ise saab järjest rohkem teada, mis seisus tal on ja mis tal vaja järgmisena teha on. Et noh, see võib tekitada seda vaba hetke, kus inimene saab siis konteksti vahetada. Sest ma arvan, et see mitme agendiga töötamine, see ju noh, mul võib olla mitu tükki neid, aga kui ma pean nagu oma peas vahetama seda mõttemudelit nende kahe vahel, siis jah, et see inimene on ikkagi see pudelikael nagu selles mõttes, kui seda peab kogu aeg tegema. Et kus töövooludega teile jah, ülevaatamist ja valideerimist, et ta õiget asja teeb, nii et noh, samal ajal kui agent järgmist sammu mõtleb, samal ajal inimene tõenäoliselt pigem valideerib eelmist sammu, kui et teeb midagi täitsa muud. Aga jah, töövoo mõttes ega meil midagi nagu, ma ütlen, et me mõtleme seda nii, nagu tavaline tarkvaratiim, arendustiim töötaks ja see tõesti on nii, et iga sammuga see väga, väga sükene kõrgtaseme nõue, mida me nüüd hakkame tegema, noh, muutub täpsemaks, mingi hetk see muutub koodiks, mingi hetk me valideerime seda, testime, vaatame üle, noh, nii palju kui võimalik, siis anname neid samme AI-le, aga ka samas loome seda konteksti, et noh, samamoodi nagu inimesega, et kui annad, ma ei tea, kõrgtaseme nõude, et implementeeri funktsionaalsus, noh, siis saadki ju lõpuks mingi funktsionaalsuse või kui jõuad selle koodi kirjutamise hetkeni ja see nõue on noh, meeletult suur, et tee kõik järjest ära, siis tegelikult ka inimene oleks väga suurtes raskustes, et kõik see õigesti ära teha, noh, samamoodi AI jaoks tuleb tükeldada, et noh, planningud, refinement'id, kõik see nagu kehtib endiselt, tundub. Kuidas täna Nortalis seda teadmist jagatakse nagu sellel, noh, selles valdkonnas nagu laiemalt, et ma ei tea, üks tiim avastab midagi huvitavat, midagi head, tuleb mingisugune uus toode, mida jälle keegi katsetab, eksperimenteerib, et mismoodi see info liikumine nagu lahendatud on, et see oleks võib-olla natukene efektiivsem kui selline orgaaniline lihtsalt suust suhu kuulujutt, Okei, no neid mehhanisme on oma jagu, et suures ettevõttes, et noh, alustades võib-olla sellest praegusest juhtimisstruktuurist, kus meil on ka see maatriks organisatsioon, kus ühes liinis siis noh, näiteks insenerid juhivad insenere, et seal see info liigub. Tiimide tasemel samamoodi, et kui me nüüd mõtleme, et mingisugune lähenemine peaks töötama, siis esimene samm on see, et me läheme päriselt tiimidesse ja anname ülesande, et noh, katsetage, anname selle alguspunkti kätte ja siis korjame sealt tagasisidet. Ja noh, see ei pea käima nii, et võtame nüüd kogu ettevõtte ja hakkame kuhugi minema ilma, et me midagi teame, et kas see õnnestub või mitte, aga samm-sammult. Inimeste enda tasemel on ka see, et ega ausalt öeldes nii palju kui mina näen, siis inimesed lihtsalt on ise hästi avatud ja huvitatud keskelt läbi, insenerid võib-olla veel eriti. Et siis seda eksperimenteerimist. Et ei ole seda, et ma seda AI asja ei puutu, sest see võtab mu töö ära, seda juttu näeb üle. No vähe on jah, ma ei tea, kuidas on teil või teistel kogemus, aga muidugi on skeptikuid ka ja skeptikuid peabki olema, see pidurdab siukseid hulle entusiaste nagu mina võib-olla natukene toob maa peale tagasi, on ju. Aga keskelt läbi jah, et inimesed praegu on küll avatud, tahavadki, noh, et natukene see suund oleks võib-olla selgem. Ja ega oleme ausad, kui arvestada, kui palju on erinevaid tööriistu, kuidas neid tekib juurde umbes iga päevaga, meil on kogu aeg uued mudelid, uued raamistikud nii edasi, et noh, see, et keegi üksinda hoiab näppu peal ja kogu aeg jälgib, et mis on parasjagu see parim tööriist ja parim lähenemine, et noh, ei ole realistlik ootus enamus inimeste suunas, on ju. Ma arvan, see on hea asi, mulle tegelikult see meeldib, et seda värki tuleb nii palju peale, neid lahendusi tuleb nii palju peale, sest
mis see teeb, see sunnib tegelikult tiime disainima enda töövoogu selliselt, et nad ei oleks kinni ühes tööriistas. Et neil tekibki see nii-öelda decoupled moment sellest tööriistast, et nad saavad seda vahetada, kui tuleb uus ja huvitav mingi teine asi, mis töötab tõhusamalt või mingis valdkonnas töötab tõhusamalt. Et kui see olukord... Ja paneb võib-olla mõtlema, et mitte nagu võtta mingisugune standardmallid, mida kõik teised kasutavad, vaid nagu enda jaoks, milline on nagu meie praeguse tiimi koosseisu jaoks kõige parem see efektiivsem töövoog on ju, et see nagu tõesti paneb optimeerima su enda tööd nagu natukene. Sest kui ma mõtlen tagasi nagu 10+ aastat tagasi, et kui ainsad ehitusvahendid olid Ant ja Maven on ju, et siis nad panid su mingisse väga rangesse raami ja siis tuli Gradle ja siis see tegi kõik inimesed katki, sellepärast et see ei pannud mingeid raame ette ja siis kõik olid nagu, mina olin vähemalt, et see tekitas nagu kohe sellise loomingulise kriisi, et ma nüüd pidin mõtlema hakkama, kuidas ma oma seda ehitust üles ehitan. Seal valdkonnas, ma ei tea, kahjuks või õnneks ei ole nagu see asi veel kirjumaks läinud, aga et kuna see AI alustab nagu teiselt poolt, et olukord on kohe kirju ja siis tekib mingi konsolideerumine lõpuks, et ma arvan, see on pigem hea asi. Jah, ma kuidagi vist tööriistastest olen täitsa mööda läinud, aga konkreetselt näiteks praegu see tööriist, mida meie siis by default ütleme arendajatele, et kasutage on Claude Code, mis ei ole võib-olla suur üllatus on ju, aga samas see ei piira seda, et keegi võiks kasutada, ma ei tea, kursorit või midagi muud. Aga just see sama lähenemine või mõtlemine on meil ka, et pigem me defineerime või ütleme, et milline võiks olla see meie hea töövoog, millega töötada, loome selle jaoks võib-olla siis, ma ei tea, template, prompte, agentide persoonasid, midagi muud sinna suunas, et kuidas seda töövoogu läbida. Selge on see, et neid tuleb ka vastavalt tööriistale kohendada, sest erinevad tööriistad, erinevad mudelid käituvad natuke erinevalt, aga siis saab võtta selle lähenemise ja öelda, et tiimidele, et jah, et praegu tundub, et tänasel hetkel parim tööriist on selline, parimad mudelid vist on sellised, aga homme võib-olla on hoopis teistmoodi ja siis homme ütleme järgmist asja. Aga kas te AI-ga genereeritud koodi kuidagi AI-ga kontrollite ka? No ikka jah, et see on samamoodi selle töövoo osa, et ma kuidagi näengi, me arendajatena võtame selle koodi genereerimise hetke alati sükese keskpunktina vist ja sellele ju eelneb see, et kuidas nõuetest saab mingisugune sisend, et kood genereerida, see on üks pool ja siis teine pool on see, et mis saab peale koodi genereerimist edasi. Et seal tuleb koodi ülevaatamine, valideerimine, testimine, eeldades, et okei, testid genereeritud, vast autotestid on enne. Aga seal jah, et mida rohkem siis ütleme automatiseerida kumbagi poolt, seda paremaks seda tulemust saab timmida. Valideerimise osas muidugi saab ju kasutada väga edukalt neid klassikaliseid meetodeid, mida isegi teeks, et staatilised koodianalüsaatorid, Giti prehookid, mis neid käivitavad näiteks ja lasta AI-l sellised asjad ära parandada. Käivitad teste, testid failivad, ütled, et kuule, et jõu, tee korda. Ütleme, AI ütleb seda kõigepealt ise endale ja okei, see võib minna ka kunagi lõputusse luupi, seda peab vältima, aga sellegi poolest, et selleks, et inimese aega säästa, tuleb teha eeltööd. Ja huvitav võib-olla on veel seal see ka alati, et mõelda nagu AI kui agentide peale, et kas lasta kõik ühes flows suure kontekstiga või siis mingitel hetkedel öelda, et okei, lükka nüüd siit uus kontekst üles. Näiteks valideerimisel võib see olla väga hea mõte, et nagu ka inimeste puhul, et koodi ülevaatust teeb nagu teine silmapaar, et siis AI puhul samamoodi, et äkki laseks koodi ülevaatuse teha nii-öelda värskel kontekstil, kes loeb jälle oma sisendi, loeb koodi ja siis mõtleb hakkab otsast peale kastist välja põhimõtteliselt ja annab tagasiside. Kas tehtud töö on ka vastav nõuetele korralikult, eks ole? Just. Kui ma mõtlen täna nagu meie Nortali klientide peale, siis
neid töö nagu mudeleid on vaata erinevaid, et ühelt poolt on, et me olemegi see põhiline üks partner, me olemegi kogu arendustiim põhimõtteliselt mingite klientide jaoks. Siis teine setup on see, kus on erinevad arenduspartnerid, kes siis koos töötavad ühe suure toote, ühe suure lahenduse kallal. Ja kolmas on võib-olla siis selline, kus ka kliendil on mingisugune oma tiim nagu seal kuskil olemas on ju. Ja siis lihtsalt võimendatakse läbi nagu arenduspartnerite ühesõnaga seda enda arenduse jõudu, et ma mõtlen just selles valguses, et kuhu see nagu tulevikus läheb, et siin on ka arutatud palju sellel teemal, et kui palju vastutust peaks olema näiteks Eesti riigi IT-majadel on ju. Et kas see lähebki nagu umbes sinnapoole, et kui avalik sektor vajab uut infosüsteemi, siis nad võib-olla hangivad selle väljast, keegi arendab selle valmis, aga bugid parandab ära nagu AI, nagu puhtalt AI siis nii-öelda, et kus kliendi arendustiim nagu kasutades AI-d seda, neid bugisid fiksib. Või siis, kui on vaja uusi featuure, mingeid väikseid täiendusi, et siis samamoodi ju tegelikult saaks võib-olla kliendi tiim, arendustiim ise ei saaks sellega hakkama, aga AI toel nad saaks sellega hakkama, eks. Et nende nagu see sõltuvus välisest arenduspartnerist muutub väiksemaks. Ja siis ma teist küsimus siia kohe ei viska, võib-olla võtame nagu selle esimesena. Ei, ma hakkasin mõtlema, et väga äge, kui arenduspartner teeks featuurid ja siis bugiparandused teeb see tellija, et viskame sinna ja las või et me tarnime koos rakendusega, tarnime mingi hulga nagu prompte niimoodi, et nad saavad ise nagu või tarnime nagu boti siis seal mingi agendi niimoodi, et nad saavad ise parandusi teha ja agent teeb code review'd siis meile, nii et see koormus nagu väheneb, et enam ei pea arenduspartner ei pea siis bugisid parandama või uusi featuure treima, vaid ainult koodi üle vaatama ja kinnitama, et see on loogiline kõik. Ei tööriistade mõttes ma arvan, et tellija poole pealt valideerimine muidugi, kui saab rohkem automatiseerida, siis see on ju mõistlik ja ega teenuse pakkuja poole pealt samamoodi, et mida varem me saame tagasisidet, seda parem või mida varem arendustiim saab tagasisidet. Ja see on vist üleüldine, et arendustiim mis iganes formaadis töötab, et tahab saada tagasiside võimalikult varakult, et oma tööd kohendada, kui on vaja. Teisest küljest tarkvara üleüldiselt vastutus jääb endiselt inimestele ja ma arvan, et see ei muutu, et see, kui antakse üle mingisugune lahendus kellelegi äripoolele, olgu see siis samas ettevõttes või erinevas ettevõttes, teenusepakkuja poolt või sisemise IT-tiimi poolt, et lõpuks peab ikkagi ju inimene ja see IT-tiim vastutama, et tema lahendus töötab vastavalt, ma ei tea, kokkulepetele ja normidele ja me ei saa öelda, et AI genereeris ja ma ei tea, tõstan käed. Et ma ei tea, kas see vastas su küsimusele, aga ma arvan, et see, et inimene peab vastutama, inimene peab kuidagi suutma jälgida seda, et mida see AI teeb, see on omamoodi keerukas, sellepärast, et tõesti, kui tulevikus AI teeb väga palju, ma ei ole kindel, et inimene nagu tahab seda koodi ülevaatust teha 400,000 reale, näiteks, aga tegelikult on vaja. Mul on üks huvitav eksperiment teile siis. Pange järgmine kord kaasa, pange püsti nagu sellele tellijale MCP server. Neil on ka raudselt omad AI tööriistad. Nad ühendavad ära teie selle MCP serveriga ja siis küsib see, et mis iganes selle, kas toote kohta või mida vaja on. Ja teie saate ühtlasi ka tagasisida, et mida nad küsivad ja mida nad uurivad. Me oleme seda, see eksperiment on olnud mõttes nagu kahel suunal. Üks suund on see siis, et võib-olla see nii-öelda esimene customer support võiks olla selline, mis oskaks nagu siis öelda vastu, et kas tegu on featuuriga või tegu on tõenäoliselt siiski bugiga. Ja siis nii-öelda second tier või second level support on siis arendustiim või siis ma ei tea, QA tiim nagu selles arendustiimis. Ja teine siis natuke ambitsioonikam idee ongi siis see agent, kus siis klient saaks küsida ise featuure või küsida ise nagu mingeid muudatusi süsteemis selliselt,
et lisaks sellele koodi kirjutamisele tekiks noh, kindlasti pull request, võib-olla siis ka tegelikult mingisugune paigaldus enne mingisuguses täiesti eraldi keskkonnas, kus klient saab siis testida selle featuuri üle ka. See päris töötab, eks, ja siis see jõuab pull request'ini, eks. Et ta saaks nagu põrgatada mingeid ideid ja eksperimenteerida nagu mingisuguse paigaldusega. See oleks päris edev ja sa lähed lihtsalt kuskile chati, eks ole, kliendi vaates ma mõtlen, et siin võiks olla midagi sükest, paned lihtsalt sinna kirja, natuke aega läheb mööda. Jah, et võib-olla see kohe ei tööta, võib-olla see on katki, eks, aga noh siis, aga võib-olla töötab ja siis edasi on nagu arendustiimil ainult see koodi ülevaatus, mis loodetavasti ei ole see 400 000 rida koodi, eks vaid väiksem. Ja no tegelikult ma võib-olla seda tahaks lisada, et vähemalt meie suhtumine on see, et ega me kadedad ei ole oma lahenduste osas eriti oma klientidega, et noh, hea meelega teeme koos, kui on ühised tiimid ja aitame ja õpetame või noh, jagame oma teadmist, mis meil on ja teistpidi ju saame vastu ka, et alati, kui on kuskil tellija poole liitetiimid, siis neil on mingid oma kogemused, et see on niisugune noh, pole mõtet teistmoodi läheneda. Hoopis, et kuidas nagu siis nagu mitte arendajatele, aga anda need agentide võimalused nagu tootejuhtidele, kes saavad katsetusi teha. Parem kuskile, noh, et nemad ei pea koodi kirjutama, aga vähemalt neil tekivad mingid preview'd nagu kuskil asjadest. Ja siis valideerib oma idee ära ja annab arendajale päris ülesande. Jaa, mul on väga-väga värske kogemus sellest üleeilsest ja ma tegin üleeile ühele meie tiimile, kes nüüd alustab suure tootearendust siis product owneritele, kes on äri taustaga inimesed, nad ei ole need, kes on harjunud koodis olema. Tegin demo sellest, et kuidas AI-ga sellisest high level requirement'ist jõuda detailse spekini teatud väga spetsiifilises formaadis. Seal on natukene template imist ja natukene markdowni ja nii edasi, mis neil on natuke võõras. Aga pärast tunni ajast demo mul oli reaalselt nagu järjekord ukse taga, et tule aita meil see nüüd installida ja püsti panna ja nüüd eile hommikuks, siis järgmiseks hommikuks oli neil installitud VS Code, Git, neil oli installitud Claude Code ja nad mässasid sellega. Sest ma ei tea, inimestel läksid silmad põlema, vaatasid, et saabki nii. Aga point oli seal selles, et AI abil tõesti, et kui AI-le anda see kõrgtaseme nõuded ette, mingisugune template ja kontekst, siis see, mis on kuskilt kontekstist leitav, et AI aitab kirjutada hästi palju ära, mida muidu inimene teeks manuaalselt ja siis need kohad, mis on lahtised, hakkab järjest küsimusi küsima, mida muidu teeks võib-olla hiljem arendaja või keegi teine, mis on tüütu, et tuleb suvalisel ajal ette, et tegelikult product owneril on palju lihtsam seda AI-ga põrgatada ja need küsimused järjest ära vastata. Ühesõnaga, muidu tihti PO-dega on see, et kui midagi tehnilist tahaks lasta neil teha, siis see läheb keeruliselt, seekord läks vähemalt ühe näite puhul väga libedalt. Tuli incident report. Ei tulnud, kõne tuli tõesti. Nii, aga see teine mõte, mis mul oli selle teemaga seoses, et kus ma tahtsin jõuda, et mis need erinevad mudelid on, kuidas siis klientidega töötatakse. Et kui ongi nüüd see mitme arenduspartneriga lahendus. Seni on olnud pigem nii, et klient on sellistel juhtudel selles otsustaja rollis, et milline see arendusprotsess on. Et ja muidugi partnerid alati saavad soovitada asju, aga see, et kas me kasutame, et mida me CI/CD-ks kasutame, kuidas neid paigaldusi tehakse, eks ole, et see kuskil peab see keskne kontroll olema, kes nii-öelda selle platvormi eest nagu vastutab, on ju. Sest muidu, kui kõik arendustiimid hakkavad ise oma asja tegema, siis suurte süsteemide puhul see lihtsalt läheb lappesse. Aga nüüd, kui nüüd AI mängu tuleb, on ju, et kuidas seal see käib, et kas kõik need arendustiimid siis või arenduspartnerid võivad kasutada enda tööriistu, mingeid, kasutada erinevaid asju, on ju, et justkui selles töövoos nagu mingid asjad on sees, ma ei tea, koodi ülevaatuse osas on mingid otsustatud, jagatud asjad, on ju.
aga samas arenduse osas on nagu võib-olla erinevad asjad on ju. Või erinevad lahendused, et ma ei tea, kas just näiteid nagu erinevate arenduspartneritega on, aga võib-olla siis olukorras, kus ühe süsteemi kallal töötab vähemalt mitu tiimi, et kas seal on tekkinud olukordi, kus tegelikult tiimid tahaks kasutada erinevaid tööriistu oma koodi kirjutamisel nagu assisteerimiseks? Ma just mõtlen, et sihukest erinevate partneritega näiteid, no mul vist ei ole väga häid näiteid meeles või noh, et siis ma niisama oletama vast ei hakka. Noh, kui rääkida nagu lihtsalt tööriistadest, et keegi kasutab, ma ei tea, ChatGPT-d, see ei ole oluline või huvitav. Aga samad arendustiimid, noh siis, või tähendab arendustiimid, et siis lõpuks peab ikkagi mingisuguseid kokkuleppeid tegema, mingil määral koordineeritakse, aga noh, mõtlen, et see, ma ei näe, et see nagu probleem oleks olnud siiamaani veel, et arendustiimidel ongi, et kui nad workflows lepivad enam-vähem kokku, siis see, et lõpuks millist tööriista keegi kasutab, on tõenäoliselt oma vaba valik. Aga noh, just täpselt, aga kui vaba see on, et noh, meil on, või on see üldse piiratud või mis osas see piiratud on, või on see nagu pigem nagu, et kontrollitud sellel määral, et noh, et oleks turvaline tööriist vähemalt, et mingi, ma ei tea, SOC standardid või on seal midagi veel nagu? Ei, seda küll jah, siis sellel tasemel, no siis lähme juba sinna tagasi, et mis tööriistad üldse jah, on nagu soositud ettevõttes ja eks selle jaoks on meil oma protsess, kus tööriistad käivad läbi erinevate inimeste valideerimiselt ja laualt, et ta vastaks igatepidi nendele nõuetele, kuhu me tahame, et ta vastaks. Aga no lihtsalt mingisugune paralleel tuua, et siis samamoodi, et kui mitu tiimi töötavad erinevate mikroteenustega näiteks, et noh siis neil teatud raamistik peab olema ühine, samas see, et mida nad selle mikroteenuse sees teevad, võib olla ka üsna erinev ja see juba sõltub siis tiimi kokkuleppest, et kas me teeme kõik täpselt ühtemoodi või siis me lubame seda, et noh, meil on see ühine mingisugune raamistik, ühine kokkulepe ja seal sees ikkagi igaüks tegutseb iseseisvalt. Et noh, praktikas AI puhul ma arvan, et see näide on see, et see vabadus igal tiimil erinevalt tegutseda on olemas, samas kuna see valdkond on niisugune värske ja kõik eksperimenteerivad, siis kui keegi leiab niisuguse hea töötava variandi ja sul võib-olla ongi 2 tiimi, kes töötavad sama tarkvarajupi kõrval, siis noh, on üsna tõenäoline, et nad ikkagi lähevadki sama lähenemisega edasi, et ei tööta erinevalt. Ma mõtlen nagu meie seisukoht, okei, Omnivas on, kus on see sama protsess praegu, see valikute küsimus on veel õhus. Et võib-olla, nojah, okei, võib-olla meil on nagu natukene selles mõttes, et meil on ikkagi üks, et peame kartma seda riigihanget igasuguste massiliste nagu sissevõtmiste puhul, aga samas teil on ka nii palju inimesi. On see keskselt hallatud need litsentsid näiteks või on lihtsalt, et igal, see sõltub ilmselt, et kas... Litsentside teema on veel omaette huvitav, sellest võib, ma ei tea, 3 episoodi teha, aga sest see enterprise litsentside valdkond erinevatel tööriistadel on ka väga erineval küpsustasemel, et noh, näiteks see sama Claude Code, tegelikult litsentsid on probleem praegu, sellepärast, et individuaalsed litsentsid, mis siis on, et maksplaan lubavad väga palju rohkem tokeni kasutust kui enterprise plaani litsentsid. Ja kui tõesti minna selle agentide workflow peale, kus see kasutus on märgatav, siis tegelikult on see oluline, et oleks võimalik siis LLM-iga suhelda inimestele, et nad ei jääks kuskile blokitud ja kätel istuma. Mis teeb selle omamoodi keeruliseks, et muidu läheks ju võtaks enterprise halduse ja jagaks neid litsentse inimestele siis ettevõtte kaudu, aga see on ka nagu, vaata, üks asi on see, kui sul on see whitelist, eks ole, nendest toodetest ja sul on mingi lühike whitelist, et siis sul ongi
ma ei tea, 5 toote nagu litsentside haldus. Aga see tähendab, et sa pead haldama neid litsentse läbi kogu töötaja elutsükli ka. Ehk siis kui töötaja vahetab tiimi, siis tal võib-olla vabaneb see litsents on ja siis ta hakkab midagi muud kasutama. Või et tal on kohustus nagu seal uues tiimis midagi muud kasutada, sest klient nõuab seda. Või ta läheb töölt üldse ära jällegi see nagu litsents vabaneb on ju. Ja aga teine teema on nagu sellega, et kui on need perifeerias olevad tooted nii-öelda, et seal sa ka ei taha, et sageli need tasuta osa ei ole üldse kasutatav projektides, kuna seal on liiga, need tingimused on liiga lubavad ja võimaldavad seal selle AI lahenduse tootjal siis liiga palju infot kätte saada või kasutada seda treenimiseks ära, eks ole. Et seal peab mingi tasuline litsents olema sees. No ja siis ongi, et kuidas sa haldad nagu seda, kui sul on, ma ei tea, 30-40 tööriista nagu üle kogu ettevõtte, millest mõnele võib-olla, ma ei tea, 3 litsentsi, et sul ei ole nagu seda, et sul on 300 litsentsi seal ühes tööriistas sees, vaid sul on 3, et siis sa pead kuidagi täiesti eraldi nagu hakkama sellega tegelema, et ma tean, et täna nagu mingitel juhtudel ongi lihtsam lahendus see, et inimesed ostavad ise ja ettevõtte kompenseerib lihtsalt. Et kui sa ikka väga nagu eksperimentaalset asja tahad kasutada, et siis see on kõige lihtsam mudel nagu, et siis hüppa ise ükskõik mitme vahendi vahel ja lõpuks sulle nagu makstakse kinni see teenus on ju. Seda me eksperimenteerimise puhul teemegi jah. Ma mõtlesin ka, et ühest küljest see oleks ju mõnes tõesti kõige mugavam, et ütleme, et sul on mingi juba ilmselt on see niisugune tuleviku ja juba praeguse võib-olla oleviku teema, et igal arendajal on nii-öelda nagu, et kui vanasti oli, et telefoni kompensatsioon, et siis nüüd sul on AI kompensatsioonid, eks ole, et võtad oma tööriistad, mis sa tahad, mis seal on 50 eurot, 100 eurot kuus, eks ole, kompenseerime. Et siis ise tead, mis selle eest, kui lähed üle, siis lähed üle, siis maksad ise, eks ole. See oleks veel kõige lihtsam, et see ongi mingi fix amount, et paneme su palgale 50 euro juurde ja siis kasuta ise, mida tahad. Aga siis ikkagi tekivad need asjad, et tavaliselt sul saab et sa pead ikkagi ostma nagu või vähemalt sisse lülitama need premium featuurid, et sa ei õpeta nagu võõrast mudelit ja mingid sellised asjad. Selles osas tulebki väga selgeid juhendeid inimestele anda ja siis teistpidi natukene riske hinnata oleme ausalt ülevalt alla, et sest kui inimesele anda juhend, et lülita see sisse, siis võib ju olla, et keegi ka ei lülita seda sisse, seda keskselt ei kontrolli, nii et tegelikult see ei pruugi isegi meelega, see on lihtsalt kogemata nagu või unustus või just. Aga muidu nendest litsentsidest veel, et siis praegu kui me võtame näiteks Claude'i näitena, siis just need litsentsid, praeguse litsentside osas on arendajatel pidu minu arust, sellepärast et ettevõtted maksavad tegelikult selle consumption'i osas ju väga palju peale. Et kui me oleme vaadanud seda, et keskmine arendaja, kellel võib-olla on siis maks litsents. Sa mõtled need ettevõtted, kes neid AI lahendusi pakuvad, maksavad peale? Need, kes AI lahendusi pakuvad, maksavad peale, just nimelt. Et kui arendajal on see 100 eurone maksplaan Claude Code'ist, siis vaatad seda kasutuspõhist maksumust, mida ta saaks siis, kui ta maksaks tegelikult nende tokenite eest, mis lähevad LLM-i pihta, siis tüüpiliselt see on niisugune vähemalt 10 korda suurem eeldused, et arendaja tõesti kasutab seda tööriista sihipäraselt. Nii et jah, vaatame kaua see kestab, aga igal juhul praegu on päris head ajad selles suhtes. Kuidas siis võtab, kui me kokku võtame, et teil on nagu terve tehnoloogia meeskond seal on kas kõik kasutavad juba või kui paljud umbes kasutavad nagu sealt selliseid siis et kes midagi kasutavad vähemalt kes midagi kasutavad ma
me tegelikult jah, uurime inimeste käest, aga ehk siis teeme survey'd selle osas, et kes mida kasutab, aga meil ei ole sihukest lõplikku andmebaasi just seetõttu, et paljud litsentsid käivad kuskilt klientide kaudu või siis eksperimenteerimiseks ostetakse ise ja nii edasi. Ma julgeks öelda, et midagi kasutab, ma ei tea, 90% ikkagi, aga oluline vähemalt viimasel ajal on just see, et kuidas kasutatakse ja eks seal meil on veel omajagu minna, nii nagu kogu sektoril, et kas kasutada AI'd sihukese chatina, kus mõtteid põrgatada või sihukese lihtsa agendina, kes sul koodirea lõpetab või siis kasutada seda tõesti oma töövoos olulise partnerina, kes võib-olla teeb suure osa sinu tööst ära. Et seal meil ikkagi on veel minna kõvasti. No nii, aga omalt poolt kokkuvõttes mulle tundub, et paljud probleemid on samasugused nagu suurtel idudel. Nagu teistel, kes tahavad. Nagu teistel, jah. Ja mõned probleemid on natuke teistsugused, sellepärast et ettevõte on natuke teistsugune. Et siis nagu ikka käib see asi. Ma just tahtsin öelda, et põhimõtteliselt võistlus selle nimel, et kes suudab panna ühe inimese mitut agenti haldama efektiivselt, on meil üldiselt käimas. Et milline on see töövoog selleks, et üks inimene suudaks juba fleet'i kontrollida, mitte ainult siis nagu oma ühte projekti. Aga vähemalt ütleme, nüüd viimase mingisuguse kuu jooksul ma olen näinud, et mingisugused industry standardi või standard on palju öeldud, aga mingisugusedki lähenemised hakkavad tekkima, mis tundub, et liiguvad sinna suunas, et märksõnadega täna see sama spec-driven development ja nüüd on agentic swarm coding on see märksõna, kus agendid koos koodivad, et midagi hakkab tekkima lähenemise osas. Millal see küpseks saab? Vot ei tea, et mul tuleb meelde kuidagi hästi nagu seostub minu enda IT-karjääri algusega, mis oli seal kuskil 2000-ndate alguses ja siis kuidagi nii iga indiviid kui ka iga ettevõtte leiutas oma raamistikke programmeerimiskeelte ümber. Et kaasa arvatud Nortalil oli mingi oma raamistik, milles me palju veebirakendusi tegime ja mulle tundus, et iga siuke seniorim tüüp arendas iga süsteemi jaoks oma raamistikku, et lihtsalt ja sellel hetkel ei olnudki midagi muud, ei olnudki midagi paremat võtta ja pidigi seda tegema ja oligi jumala õige. Ja siis nüüd 20 aastat hiljem, ma ei tea, kui keegi tuleb jutuga, et ma hakkan siin Javas rakendust tegema ja nüüd ma progen oma raamistikus ja ümber, et ütled, et hull peast on ju. Et sama tundub olevat kuidagi see 2000. AI lased see raamistiku progeda. Et nüüd on see AI kasutamisega kuidagi sama, et just kui see keelemudelid on olemas, aga see raamistik jah, et kuidas seda võimsust kasutada, et see veel areneb tugevalt. Minu arust oleks ühte uut raamistikku vaja küll, sellist, millega AI kõige paremini tööd saaks teha. See oleks nagu designed for AI engineering. Jah. Isegi see oli veel, ei olnud küll Java kontekst, mõni kuud tagasi tuli kuidagi sama idee, käis meil saatest ka korra läbi, et jah, et järgmine uus raamistik tõenäoliselt ei ole mitte mõeldud inimestele, vaid AI agentidele. Ja, et ega inimesed parem on, mida vähem inimesed sellest aru saavad, seda parem see on. No ootame neid ühe inimese unicorn'e ka, mida siin lubatakse. Vaatame. Okei, aga selle fantaasiaga saamegi siin tegelikult tänasel episoodil joone alla tõmmata. Aitäh Tanel tulemast ja teenusettevõtete elust rääkimast. Kellel on oluliselt teistsuguseid kogemusi, võite neid tulla ka meie Discordi jagama. Endiselt ka siin selles episoodis ma teeksin shoutout'i Baasile, kes siis jagas meiega sooduskoodi enda koodiülevaatuste lahenduse jaoks, et sellega leiate meie Discordist. Tundub, et see inimestele see mõte meeldib sellega eksperimenteerida. Ja endiselt igasugused teemade soovitused ja ettepanekud on teretulnud. Võite need kirjutada otse mulle priit@algoritm.ee või siis kirjutada mulle ka Discordis. Et
et saaks ikka kajastada neid teemasid, mida meie kuulajad päriselt kuulda tahavad. Jah, aga järgmine episood jälle eetris uuel nädalal. Aitäh kuulamast ja jääme kuulmiseni.